ja järgmine esineja on Rainer Saks. Arvatavasti olete märganud, et postimees.ee ei ole võimalik lahti olnud lüüa, ilma et Raineri nimi sealt viimastel aastatel nähtavale tuleb ja alati on tema nime taga koolon või nooleke ja siis vaade Ukrainas toimuvale, nii et see on muljet avaldav, kuidas ta seda kõike jõuab. Palun, Rainer. Tere päevast, mul on mikrofon küljes, ma vist ei pea siin puldi taga olema. Tõepoolest, et ma ei ole kingapoes kunagi esinenud, ma pean tunnistama. Ja ma ei ole ka sellise auditooriumi ees nagu päriselt nagu niisugusele sihtgrupile kunagi esinenud. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et ehitus on jälle selline valdkond, kus praktiliselt iga inimene peab ennast eksperdiks ja kukub õpetama, et kuidas nagu tegelikult ehitama peaks. Ja seda ma tõesti õnneks endast nii heal arvamusel ei ole, seda ma teha ei oska, aga mis on mulle meelus on see, et kui ma õppisin ajalugu, ja see oli päris ammu, seal 80. lõpus, 90. alguses Tartu Ülikoolis, siis oli meil üks selline professor, Helmut Piirimäe, kes suutis natukene rääkida ka majandusest. Toona majandusest ajaloos nagu väga ei räägitud, sest tema loengutest ei alati meelde, kordas seda pidevalt väga autodidaktiliselt ja ikkagi seletas, et kui te muidu ei taha süveneda majandusajalukku ja vaadata, kuidas majandusajalugu mõjutab poliitilist ajalugu, siis jätke endale meelde üks indikaator, et ehitus on alati see indikaator, et kui on majanduskriis, et siis ehitus jääb seisma ja kunagi tähendas seda, et ehitustööline, kes oli siis linna kõige arvukam kiht, oli siis kohe tänaval ja märatses. Et see oli siis nagu selline niisugune väikene õpetus, mida ta kaasa andis. Et selle koha pealt võib öelda, et ehitus võiks olla nagu niisugune kanaarilind, kes siis annab teada, et midagi on ühiskonnas nagu täiesti paigast ära ja vaja oleks nagu juba väga radikaalselt midagi parandada. Aga Ukrainas on kõik väga, väga paigast ära ja natukene räägime siis sellest, mida see Ukraina võiks ka meie jaoks tähendada ja lõpuks jääb aega küsimusteks, ma loodan, mis tähendab omakorda seda, et te saate siis tunda huvi võib-olla millegi vastu täpsemalt, mida ma ei oska nagu ise ette kujutada. Ma kirjutasin 10 niisugust põhilist mõtet ka siia välja, et mida ma tahaksin teile täna nii-öelda meelde jätta ja väga nagu süvaanalüüsime selle sõja kohta tegema ei hakka, aga nagu vaataks, mida see sõda meile tähendab. Ja tegelikult ma olen siin nagu viimasel ajal vältinud nagu ennustuste tegemist, et kuna ma siin sõja alguses, kui tundus, et see sõda ei kesta kaua, sest Venemaa ei olnud valmistunud pikaajaliseks sõjaks, siis proovisin ka ennustada ja tavaliselt juhtub ikkagi nii, et need ennustused enamasti täppi ei lähe. Ja selle tõttu on väga raske anda nagu selliseid ennustusi, mille järgi nagu inimesed pärast nagu saaksid nagu ka mingeid muid otsuseid teha. Et see on väga ebatänuväärne töö. Ma muidu ütlen, et riigi tasandil tavaliselt tehakse nagu julgeolekuprognoosi 5 aastaks. Et 5 aastat on see periood, mida üritatakse kuidagi ette arvestada, aga sellega on nagu see trikk, et iga aasta see 5-aastane vall jookseb nagu ees ja iga 5 aasta tagant mõeldakse see 5 aasta prognoos üle. Ja selle tõttu, kuidas nüüd võtta, kas see 5-aastane siis kehtib või kehti, eks, et sa kogu aeg hindad seda olukorda ümber. Nii et nii on kogu maailma olukorras ja tegelikult on see alati nii olnud, et ei olnud kunagi niimoodi, et oli võimalik asju ette ennustada, alati on mingid faktorid, kuna on otsustusprotsessid, kus inimesed kogu aeg langetavad otsuseid ja sa ei saa ette prognoosida, kuidas üks või teine otsus kogu aeg langeb ja neid mõjutajaid on lihtsalt liiga palju. Et võib teha stsenaariumid, aga need stsenaariumid ei ole relevantsed. Enamasti keegi saab pihta üks kord ja siis takkajärgi öeldakse, et temal oli õigus, aga alati takkajärgi, mitte kunagi ette. Ja üks, mis on selge, et Venemaa alustatud sõda Ukrainas määrab ära selle, mis on Euroopa tulevikus. Aga ma tahaks nagu öelda seda, et nüüd on nagu välja koorunud ka natukene selgem selline mudel Hiina ja Venemaa koostööst, kuhu on siis siin lülitanud veel erinevaid niisuguseid riike, mida kutsuti pikka aega paariariikideks nagu Iraan ja Põhja-Korea. Ja tegelikult see, mis toimub, on ikkagi nagu Hiina-Venemaa nagu suur strateegiline väljakutse USA-le nagu suures globaalses pildis. Et see Hiina ja Venemaa koostöö on nüüd nagu selline lugu, mida
mida nagu ei taheta nagu väga pikalt nagu ja põhjalikult lahata ja sellele nagu ei ole vaja otsida tegelikult mitte mingit muud põhjendust kui seletust kui see, et see on nagu lihtsalt USA hegemoonia vastu suunatud nagu siis selline strateegiline koostöö, millel ei ole nagu sellist sisu, mis ütleks, et Hiina, Venemaa on üksteist täielikult mõistvad ja toetavad riigid, kes siis tulevikus peale seda, kui nad on USA ülemvõimu murdnud, et ehitavad üles mingi uue maailmakorra, mida nad mõistavad täiesti ühtemoodi. Ei, nad absoluutselt ei mõista üksteist igas punktis. Nad ideoloogiliselt täiesti erinevad riigid, neil on täiesti erinevad eesmärgid, aga hetkel see USA ülemvõimu, sõjalise ja majandusliku ülemvõimu murdmine on siis tegelikult see suur eesmärk, mille nimel nad pingutavad ja siin on nagu kaks nagu sellist väga, ütleme, reljeefset soovi, et üks on see USA sõjaline ülemvõim murda, millega nad kindlasti hakkama ei saa, sellega ma, ütleme, lähema 30, 40, võib-olla isegi 50 aasta jooksul, sest see tehnoloogiline edu, mis USA on saavutanud ja see mastaabiefekt on lihtsalt nii suur, et isegi kui USA ei peaks majanduslikult jääma domineerivaks jõuks maailmas, siis nagu seda sõjalist ülekaalu nagu lihtsalt nagu võidurelvastumisega ei murra. Ja teine selline väga tõsine eesmärk, mida läänes on naeruvääristatud ja ei ole võetud tõsiselt, aga ma siiski soovitaks võtta tõsiselt, on see, et see dollari põhise maksesüsteemi ja majandussüsteemi siis muutmine, kuna USA tänu sellele suudab siis maailmas hoida kontrolli väga paljude protsesside üle ja me näeme siis ka seda, et nagu enamus USA rakendatud sanktsioone toimivad ainult tänu sellele, et maailma majandus on siis ikkagi põhiosas seotud dollari maksetega. USA saab nagu kehtestada just selle tõttu nendele ka Hiina ettevõtetele selliseid sanktsioone, mis nagu pärsivad nende nagu majandustegevusvõimalusi ja nad on sunnitud USA antud korraldusi nagu jälgima. Ja et see nüüd on moment, mida võib karta, et kui nüüd USA jätkab nagu sellist poliitikat nagu viimase 10-15 aasta jooksul on tehtud, et see võib hakata mingil hetkel õnnestuma. Ja siin on nüüd kahjuks üks selline psühholoogiline moment, mis nagu tuleb nüüd väga reljeefselt esile viimase siin just nagu 10 aasta jooksul. See on see, et mingil põhjusel see Hiina ja Venemaa pakutud USA ja laiemalt natuke läänevastane ütleme, retoorika on osutunud ja tegevus on osutunud atraktiivseks teatud riikidele. Ja mitte küll jälle niimoodi, et nad tahavad nagu liituda selle tegevusega, aga see pakub mingil põhjusel siis kaasamõtlemist ja kaasatulemist. Ja ma väidan, et see põhjus on ikkagi lääneriikides endis eelkõige ja selle tõttu ma arvan, et see suur väljakutse ei ole niivõrd selles, et mis konkreetselt sõjaliselt juhtub Ukrainas, et see väljakutse USA-l on globaalne, see tähendab seda, et USA-d ahistatakse praegu nii Lähis-Idas kui Koreas, olete näinud, kui siis ka seal lõuna pool, Hiina meres, Taiwani suunal. Et see on kõik selleks, et USA ressursid siduda, tema otsustusprotsessi paralüseerida ja näidata teistele riikidele, et USA ei ole võimelisele vastu seisma. See on nagu selline Hiina-Venemaa strateegiline mäng, mida mängitakse ja selle puhul siis nagu see tuumarelv peab tagama selle, et jääks ära see USA kiusatus rünnata neid riike sõjaliselt, kuna sõjaliselt nad ei suudaks USA-le vastupanu osutada, aga see tuumasõja oht tagab siis selle, et see suur konflikt Venemaa ja siis USA ja või ütleme siis NATO vahel jääks nagu ära, aga siis on võimalik siis asümmeetriliselt siis seda USA-d nagu ahistada, rünnata ja loomulikult kui USA-s liidrid ei tegutse otsustavalt, kui neil ei ole strateegiat, kuidas sellele vastu seista, siis väga pika aja peale võib see hakata andma mingit tulemusi. Aga ma ei oleks nagu selles osas nii pessimistlik ja et see kõik on nagu vääramatu protsess, et mis täpselt jõuab niimoodi ühte punkti, aga tegelikult probleem,
mis on nüüd siis Euroopa poolel ka, on see, et ikkagi nagu see strateegiline visioon kipub olema nagu väga irrelevantne ja ei ole kooskõlas nagu maailmas toimuvate protsessidega. Ambitsioonid on suured, tahetakse palju, aga tegelikult ei osata mitte kuhugi nagu tõhusamalt liikuda ja maailma kaubandus on nagu üks selline väga tundlik valdkond, kus siis nagu Euroopa riikide sisepoliitika näiteks ei luba väga tõhusalt ja strateegiliselt esineda. Nii et ma selles osas nagu oleks nagu volatiivne, aga Ukraina osas ma ei oleks üldse nii pessimistlik, nagu kui viimasel ajal see info, mida te lehest näete, on, siis esiteks ma arvan, et siin kehtib 2 nagu väga olulist maksiimi, millega peab nagu arvestama, on see, et kuna Venemaal puudub võimekus sõjaliselt rünnata Euroopat, siis ta ründab eelkõige asümmeetriliselt ehk informatsiooniga. See infosõda, mida peetakse, on väga massiivne, see ei tule nagu igapäevaselt nagu igal sammul välja, aga tegelikult siis nagu üritatakse Euroopale sisendada peamiselt kahte mõtet. Et üks on see, et Venemaa armee ei ole võidetav ja teine on siis see, et Venemaa nagu võiks sõjaliselt kuidagimoodi ohustada siis ka Euroopat ennast, et tekiks Euroopasse sõjahirm, see tuumasõja mõttega mängimine ja kõik see tegelikult on ainult osa infosõjast, et selle taga nagu otsest sellist ohtu mina ei suuda küll praegu näha, sest 2 väga lihtsat põhjust, et esiteks kogu Venemaa sõjaline võimekus on praegusel hetkel seotud Ukrainas, neil ei ole selle kõrval praktiliselt mitte mingit sõjalisi võimeid peale strateegiliste raketivägede, aga sellega nagu ei ole võimalik rünnata teist rahvast, sellega saab ainult ennast kaitsta. Ja sellepärast Venemaal on terve rida nagu piiranguid, millest ta ei taha üle astuda. Näiteks Venemaa president kindlasti soovib vältida uue mobilisatsiooni läbiviimist, kuna see oleks tema jaoks sisepoliitiline läbikukkumine, aga muide tuumarelva kasutamine oleks tohutu sisepoliitiline läbikukkumine. See oleks selge märk sellest, et Venemaa ei saa konventsionaalsete relvadega sõjapidamisega hakkama ja kasutada tuumarelva, mitte tuumarelva omama riigi vastu agressiivsel kaalutlusel ei ole võimalik. On doktriiniväline ja see tegelikult tooks kaasa tõenäoliselt Venemaal poliitilise süsteemi muudatused. Aga praegusel hetkel Venemaa on suutnud siiski nii palju oma armeed ümber struktureerida, et ta suudab seda sõda siis nagu Ukrainas nagu jätkata, initsiatiiv on kindlalt Venemaa käes ja Ukrainal on siis nagu probleeme antud hetkel siis reservide moodustamisega, aga see ei tähenda seda, et Vene armee oleks võimeline lähimal ajal Ukraina siis armeed kuidagimoodi purustama. Ja muidugi Ukraina sõltub täielikult lääne relvaabist, aga see relvaabi vaatamata probleemidele siiski on kogu aeg muutunud ka tõhusamaks ja siit jõuamegi sinna, mis on see teine punkt, miks Venemaa praegu ei suudaks pidada suurt globaalset sõda, on eelkõige see, et ta kaotused Ukrainas on niivõrd suured, et isegi kui praegu mobiliseerida uut armeed, siis seda millegiga relvastada on väga problemaatiline. See relvastus tuleks saada Hiinast või siis teistelt riikidelt, kes kasutavad Venemaa relvastandardi. Neid ei ole enam väga palju ja poliitilises plaanis see kõik ei ole nii kergesti teostatav. Ja lõppude lõpuks rünnates NATO-t saadakse kaela täiemahuline tuumasõda. Et selle tõttu on see välistatud, et Venemaa nagu sellist plaani nagu kuidagigi moodi teeks või omaks või sellist kavatsust omaks. Ma arvan seda ka, et see sõjahirmuga nagu lehvitamine siin, mida meedias tehakse, on kokkuvõttes töötab ainult Venemaa kasuks ja kuna tal ei ole mingit reaalset tagapõhja, siis lõppude lõpuks meile siin selles piirkonnas on see kahjulik väga mitmes plaanis, kuna nagu nii on selline narratiiv levinud meedias, et Balti riike võidakse rünnata ja see kindlasti nõrgendab seda NATO heidutust, aga kuna selle taga ei ole mitte mingit konkreetset plaani, siis tegelikult seda narratiivi kasutada ei tohiks. Et need meie poliitikud ja riigiametnikud, kes seda aeg-ajalt teevad väga suure vea. Ja seda viga parandada on väga keeruline.
Läänemere piirkonnas on tegelikult julgeolekuolukord paranenud alates 2022. aasta algusest ja Soome-Rootsi liitumine NATO annab tegelikult väga suure võimaluse seda julgeolekut siin sellisel kujul tõhustada, et Venemaal on isegi väga keeruline isegi niisugust nagu üllatusrünnakut siin korraldada. Nii et ma tegelikult nagu arvan, et see Läänemere piirkonnas see olukord ei ole halb, ohud on sisepoliitikas, kui me saame valitsused, mis on nõrgad ja ei suuda otsustusvõimeliselt tegutseda, siis võib olukord muidugi pika peale hakata muutuma. Ma vist peaks ka nüüd lõpetama, mul on aega nagu seal maal või palju mul aega on veel? Natuke veel aega. Aga me võime küsida. Ja, et ma räägiks 2 minutit siis veel sellest, et siin väga palju muutub seoses uue USA presidendi ametisse asumisega ja on võimalik, et selle aasta jooksul käivitub mingisugune protsess, kus nagu üritatakse seda sõjategevust nagu kuidagi moodi lõpetada. Selle põhjuseks on eelkõige see, et mõlemad pooled kaotused sõjas nii Ukrainal kui Venemaal on väga suured. Me väga täpselt ei tea seda, Vene poolel on eelkõige tegemist inimkaotustega, Ukraina poolel on siis nii inimkaotused kui siis materiaalsed kaotused infrastruktuuri osas. Ja ma julgen arvata, et Venemaa jaoks on tegelikult need valikud palju keerulisemad kui Ukraina jaoks. Ukraina psühholoogilises plaanis on nagu otsustada väga lihtne. Nad võitlevad oma ellujäämise eest ja nende jaoks ei ole ükski hind ei ole nagu päris kõrge. Venemaa jaoks on need hinnalipikud väga erineva tähendusega ja ka poliitilise tähendusega. Nüüd sellele vaatamata on võimalik ka Venemaad survestada, aga selleks on vaja veel esialgu väga tõsiselt Venemaad ka sõjaliselt ähvardada. Ja kui keegi suudab nagu sellise protsessi, mis on mitmekülgne, et ühtepidi nagu räägitakse läbi, teistpidi avaldatakse tõsist survet, kui see suudetakse käivitada, siis on võimalik tuua Venemaaga nagu päris rahu läbirääkimiste laua taha ja tõenäoliselt Venemaal on juba praegu see valik, et kas tahad seda jätkata, tuleb teha mobilisatsioon. Kui nad seda ei tee, siis nad peavad suurendama kas siis sõdurite hulka Põhja-Koreast, aga see tegelikult on Venemaa jaoks väga-väga alandav protsess. Ja selle tõttu ma ikkagi arvan, et mingisugune reaalne protsess selle aasta võib-olla pigem teises pooles siis hakkab aset leidma. Mis tähendab seda, et see fookus hakkab nihkuma siis nagu selliselt sõjaliselt toetuselt Ukraina riigi siis taastamise ja muu toetuse peale, mis on siis nagu rohkem majandusabi. Ukraina saab ka praegu väga suurt majandusabi ja ma arvan, et väga paljudele jääb see märkamatuks, aga Ukraina finantsiline stabiliseerimine 2,5 aastat kestnud sõjas maksab tegelikult veel rohkem, kui see otsene sõjaline toetus on väärt, mida Ukrainale on antud ja see on tegelikult väga suur pingutus lääneriikide poolt, mida tavaliselt nagu ei panda tähele väga. Aga nüüd kui hüpoteetselt üritada seda rahu ette kujutada, siis ma olen täiesti kindel, et üks asi, millega peab arvestama, on see, et sanktsioonid Venemaa suhtes jäävad kehtima pikaks ajaks. Ja see ei ole niimoodi, et Venemaa kindlasti üritab hakata läbi rääkima selle üle, et neid sanktsioone kahandada ja tõenäoliselt on teoreetiliselt võimalik ette kujutada olukorda, kus Venemaa mingil hetkel hakkab pakkuma seda, et ta vahetab mingit territooriumi, siis okupeeritud territooriumi sanktsioonide vastu. Ja vastupidist survet saab ka ehitada. Tahate sanktsioonidest ilma jääda, Venemaa juhid, tagastage need territooriumid. Ja siin on veel terve rida muid võimalusi muidugi, aga põhimõtteliselt see ei saa olema kiire protsess ja selle tõttu need sanktsioonid Venemaa suunas jäävad kehtima olulistes elementides väga pikaks ajaks. Kindlasti aastateks. Ja võib-olla mõned ei kaogi mitte kunagi seni, kuni praegune poliitiline režiim jätkab. Mida ma tahan sellega öelda? Ma tahan öelda seda, et selline kiire ekspordi võime Venemaal ei taastu. Ei taastu väga kiiresti. Et ma ei tea, kuidas hakkab olema nafta ja gaasiga, te teate, et turud kohanevad olukorraga. Kui turud on juba selle olukorraga kohanenud, kus Vene nafta ja Vene gaas on turgudelt eemal
ja on tekkinud mingid uued tasakaalud, siis on nagu väga raske tulla Venemaal kiiresti sellisel kujul suurelt turgudele tagasi. Sama käib teiste toorainete kohta, mida Venemaalt eksporditakse. Et Venemaa rahandus kannatab väga tõsiselt praegu ja kuna ka seal on väga suured inimkaotused, tööjõupuudus, siis me võib-olla näeme väga pikaaegset majandussurutist Venemaal. See võib hakata kuskil mingil hetkel andma teatud võimalusi, aga vähemalt esialgu jääb Venemaa niisugusesse isolatsiooni ja kus ta on nagu oma suhteid nagu varasemal kujul tal olid, taastada enam ei õnnestugi. Ukraina puhul saab olema tõsine väljakutse ka inimeste puudus ja on väga suur emigratsioon toimunud Ukrainast, keegi täpselt ei tea, kui palju neid on, aga me näeme seda, et Ida-Ukrainas on linnad, kus varem elas seal 50 000 kuni 100 000 inimest, päris mitu sellist linna on täielikult hävitatud. See tähendab, et isegi kui sõda lõpeb, siis väga paljudel inimestel puudub füüsiline võimalus minna tagasi Ukrainasse ja puudub füüsiline võimalus minna tagasi nagu eriti oma kodukohta, just sinna ida poole Ukrainasse. Seal hakkavad demineerimised, igasugused muud sellised protsessid, mis võtavad ka väga palju aega. Ja Kiiev on ja kindlasti mõned Dnepriäärsed linnad on need, millel on potentsiaali kõvasti kasvada. Näiteks kui 2014 Venemaa sai kontrolli Donetski linna üle, mis oli ka enne sõja algust, see oli miljoni linn, siis Donetskist need ukrainameelsed inimesed aastate jooksul lahkusid ja enamus neist asus elama siis sarnasesse kliimavöötmisse seal Hersoni linna ja siis Odessasse, Mõkalaevisse, need, mis on seal Musta mere rannikul, ka Mariupoli inimesed täpselt samamoodi, et need, kes on nii-öelda täiesti ukrainameelsed lahkuvad ja on lahkunud, need, kes on siis nagu nõus selle Venemaa võimu all elama, et need siis üritavad sinna nagu tagasi või edasi jääda. Aga suures plaanis võib öelda seda, et me näeme nagu seda Ukraina taastamisel nagu ütleme sellist ehitusprotsessi võib-olla kahes etapis. Et esimeses etapis hakkab toimuma mingisugune suurem ehitustegevus siis nagu selles osas Ukrainas, kus infrastruktuuri ei ole tõsiselt kannatada saanud ja selleks, et need inimesed, kes tahavad tagasi tulla, saaksid tagasi tulla. Sinna Kiiev kasvab nii või naa, eks ju, aga mõned teised linnad võib-olla veel siis saavad kasvama ja siis teises etapis võib-olla alles hakatakse vaatama, et mida seal Ida-Ukrainas saaks nagu peale hakata. Ja praegu ma arvan, et mis saab olema ka tõsine väljakutse peale sellise protsessi haldamise ja kõige, kuna Ukraina kindlasti soovib, et protsess käivituks kiiresti, siis nii palju, kui ma olen rääkinud siin erinevate, ütleme siis nende lääneriikide esindajatega, kes tegelevad nende doonorprogrammidega, siis tegelikult kõik saavad aru kahest asjast, et esimese hooga on väga palju tegemist riigitoetusega, mis peab protsessi käivitama, aga tegelikult Ukraina peab suutma luua protsessi, kus kaasatakse erainvestorid, vastasel juhul nagu sellist mahukat programmi ei ole võimalik nagu Ukraina taastamiseks läbi viia. Nii et selles mõttes seal saab olema nagu mõlemat ja kõige selle juures kummitab siis Ukrainat tõsine tööjõupuudus ja nad on kindlasti väga huvitatud tooma inimesed kiiresti Ukrainasse tagasi, et nad ei kohaneks eluga läänes ja ei ehitaks oma elu uuesti ülesse. Ja kes nüüd teavad, sest sõdadel on üks väga kurb tulemus, alati see käib nii Ukraina kui Venemaa kohta, on see, et enamasti on surma saanud mehed aktiivses tööeas ja siis see tekitab mingi üks omamoodi sotsiaalse keskkonna, aga annab ka, nagu me teame siin näiteks esimene ja teine maailmasõda murdsid väga palju stereotüüpe, tabusid, et naised ju enne esimest maailmasõda ka ei pidanud kohaseks Euroopas palgatööl käia, enamasti need olid nagu väga üksikud, kes seda tegid, kõik niisugused arusaamised murti. Seetõttu võib eeldada, et ka Ukrainas tekib mingisugused täiesti uusi lähenemisi, aga ma ikkagi näen eelkõige siin nagu väga tõsist võimalust nagu väga
moodsate kaasaegsete tehnoloogiate kiireks rakendamiseks, mida mujal maailmas nagu väga ette ei kujuta. Täpselt nii nagu Ukraina sõjas, praegu Ukraina pool, kes jääb, eks ju, varustuse ja relvastuse kvantiteedilt Vene poolele tugevasti alla, on väga avatud uusi tehnilisi võimalusi väga kiiresti rakendama ja kasutusele võtma. Ja nii saab see olema ka peale siis sõja lõppu Ukraina taastamisel. Nüüd ma lõpetan, et siis saab siis küsimusi küsida. Ehitussektoris ei kuule just ülemäära tihti sellist lauset, et me oleme graafikust ees. Aga me oleme graafikust ees natuke. Aitäh, et sa neid hirmunarratiive alla tõmbasid, et ma arvan, et seda oli hea meel kõigil kuulda. Et võib-olla ma tõmbaks selle siis siia ehitusmaailma, kuna see on ehituskonverents. Et üks hirm, mis ma arvan ehitussektor Eestis on arutanud, on see, et kui Ukraina ülesehitamine lõpuks pihta hakkab, et siis mis juhtub ehitusmaterjalidega Euroopas üleüldiselt. Aga võib-olla nagu paneks selle natuke konteksti, et mis sa arvad, mis see ajaline horisont üldse on Ukraina ülesehitusele või milline see üldse välja näeb umbes? Väga raske seda ennustada, aga esiteks Ukrainas juba praegu toimub päris palju ehitust. Tähendab ka selle sõja tingimustes käib päris aktiivne ehitustegevus. No, natuke teistmoodi kui tavalises ühiskonnas, aga hetkel muidugi ma ei saa öelda, et nüüd seal on mingid suurejoonelised programmid, et siin Eesti valitsus tegi siin ühe katse Žõtomõris ja ehitus ühe lasteaia. Andke andeks, ma siinkohal olen irooniline. Mitte selle lasteaia pärast, mis on väga oluline, aga see, et seal jäime siis nüüd seisma. Et mis asi siis nüüd on? Kas Eestis üldse keegi ette mõtleb, et mida me teeme, või oli seda vaja lihtsalt selleks, et teha üks tweet kuskil, et me tegime lasteaia. Et sellised asju ei tohiks olla. Ei tohi olla niisuguseid asju, et me narrime oma ettevõtjad, me narrime oma Ukraina kolleege ja siis ujume sealt kuidagi kõrvale ja hakkame tegema hoopis midagi muud. Et see on kõige tähtsam, et see plaan Eestis oleks relevantne, et see oleks Eesti plaan ja selle plaani järgi on teistel võimalik midagi planeerida. Et me nüüd hakkame tõesti Ukrainas midagi tegema. Ja tegelikult seda peaks tegema praegu, sõltumata sellest, millal see rekonstruktsioonitegevus käivitub. Ja kui käivitu, siis on see lihtsalt väike risk, mille me võtsime, aga ei tulnud midagi välja. Ja mis siis? Kui ei võta riske, edu ei saavuta. Ja mina väidan seda, et okei, et ma tean, et siin ka, et Eestis planeeritakse, et kuidagi selles ülesehitustöös silma paista, aga me peame enda andma kahest asjast Eesti mastaabi ja konteksti juures aru. Mitte ükski meie ehitusettevõte ei ole võimeline seal suurejooneliselt tegutsema. Punkt 1. Üksinda. Oma käe peal. Ja teistpidi mitte keegi viideid käe kõrval sinna ja ei anna teile elesinisel alustassil, nagu seal kultuuriruumis öeldakse, lepinguid, projekte, et tulge, tehke, võtke jumala eest. Seal on väga kõrged riskid, peale sõja lõppu ka, et ukrainlased ei ole lihtsad inimesed. Et peaksite kõigepealt selgeks tegema, et mis on teie plussid, mis on teie miinused, millega te saate seal ja kuidas te saate seal üldse löögile pääseda olukorras, kus seal näiteks Euroopa Liit, kujutage nüüd ette, kui Euroopa Liit hakkab tegema abiandmise otsuseid. Miks näiteks Eesti ei suuda Euroopa Liidu abiandmisprojektidega väga kergesti kaasa minna, väga üksikutes kohtades lõpuks on saadud nii-öelda partneriks. Põhjus on mastaabi efektis. Ja Euroopa, kui ta eraldab piltlikult öeldes miljardeid, ja ärme hakkama fantaseerima, siin saab olema 100 miljardit tõenäoliselt ühel hetkel, siis Euroopas ei saa ametnikud otsustada selle kasutamist 500 000 euro kaupa. Nad hakkavad neid otsuseid tegema väga suurte summade kaupa, väga pika ajahorisondiga, mis tähendab seda, et sellistesse projektidesse kaasumine nii-öelda põhipartnerina eeldab väga tugevat organisatsiooni ja väga suurt organisatsiooni, väga võimekat organisatsiooni. Ja selle tõttu siis peab enda nii-öelda võimalusi väga hästi teadma, mis on plussid. Eesti plussid võiks olla see, et me näeme, et siin ehitusel töötab väga palju Ukraina töötajaid. Võiks olla töökogemus Ukraina töötajaga. Ma ei tea, kas see on nüüd ehitusettevõtjatel, allhankjatel, kuidas see täpselt on, eks ju, aga see kogemus tuleks enda jaoks kuidagi läbi analüüsida, kirja panna.
ja no mida mina tean, on see, et ukrainlased saavad olema ka väga omakasupüüdlikud tulevikus, eks. Nad on tegelikult väga keeruline keskkond, seal on korruptsioon täiesti olemas. Küsimus ei ole isegi selles, et seal peab hakkama miilitsale altkäemaksu maksma, vaid küsimus on selles, et Ukraina õiguskaitsesüsteem ei taga ju sellist nagu töökeskkonda või ärikeskkonda, nagu ta on meil siin oma juures, nagu Põhjamaades. Ja see kindlasti selle nimel töötatakse, seda tahetakse parandada. See ei juhtu lähema aasta jooksul, ta ei saa selliseks, nagu ta on siin. See on mu tegelikult nagu võib-olla siis teine küsimus selle koha pealt, et kuidas sa hindad Ukraina meelsust, et nagu me praegu nägime, mis Lombi taga toimus, et sul üks juht vahetub ja sellega vahetub ka ühe demokraatliku riigi meelsus ja ütleme siis suund, et kuidas sa hindaks seda, et ütleme Zelenski aeg saab ka mingi hetk läbi? Ja, ma olen täiesti kindel, et peale seda sõja lõppu tulevad valimised, nagu sellistel puhkudel tavaliselt valitakse keegi järgmine. Ja Ukraina rahvas on juba kord selline, et ta ei hakka kummardama Zelenskit nagu jumalat, ta ei tee seda ka praegu, seda ei tule. Tõenäoliselt Zelenski vahetub, aga see ei tähenda see, et see poliitika muutub, mis on nagu suures plaanis poliitika. Ja Zelenskil on väga palju läbikukkumisi enne sõda Ukraina poliitikast, ta on jäänud nüüd üle aja presidendiks, kuna sõjaseisukorras ei saa valimisi läbi viia. Selle tõttu ma arvan, et loogiline oleks, ta ise taipab seda ja astub kõrvale sellel hetkel, kui on võimalik valimised ära korraldada. Aga Ukraina valitsused jäävad erakordselt rahvuslikeks, jäävad erakordselt lääne integratsiooni suunatuks. Ja seda pendlit, mis seal niimoodi tagasi lööks, annab ikka oodata aastakümneid, ma arvan. Nagu siin näiteks praegu on näha võib-olla Ungaris või mõnes teises kohas, kus... Aga Zelenski, kuidas hindad seda, et kui see rahastus ongi lukus ja nüüd ollakse valmis selle ühetusprotsessi nii-öelda käima saamas, et kas sa hindad seda, et nad on riigina valmis selle rahastus, kus ma ütlen siis ausalt ja Euroopa-meelselt ja läänelikult siis nagu vastu võtma? Suures plaanis küll, jah. Okay. Suures plaanis küll, sellepärast, et see probleem ei ole niivõrd sellel riigi keskvalitsuse tasandil, kui seal Ukrainas on 3-astmeline omavalitsus ja see õigussüsteemi korrastamine, me teame, võtab aega. Eesti on muide minu arust ainus Kesk-Ida-Euroopa riik, kes on suutnud oma selle õiguskaitse reformi läbi viia täielikult kõikides elementides, lõpetada. Ja see võttis laias laastus aega 30 aastat, vähemalt 25 aastat. Nii et selles ma lähengi nagu kõige suuremad väljakutset, pangandusprobleem kindlasti nagu nii-öelda selles plaanis. Oligarhid on ehitussektoris traditsiooniliselt olnud väga aktiivsed, ütleme niimoodi. Ukraina, need vanad oligarhid. Ei tasu arvata, et nad jalutavad sealt viletlastes lihtsalt kõrvale ja ütlevad, et tulge tehke teie siin midagi. Et selles võtmes nagu see riigi tugi ja nagu ma isegi väidan, et ainuüksi Eesti riigi toest võib jääda vaheks. Me teame ka tegelikult, et ka Eesti ettevõtjad on seal ju läinud teadlikult välja nagu pettuse ja, kui ma väga viisakalt ütlen, ja mingite niisuguste skeemide peale varasemalt ja et ega mõnedele selline keskkond sobib võib-olla. Aga siin peab olema nagu ka natukene laiem teiste riikide võib-olla tugi ja ma ikkagi nagu arvan, et Ukrainas saab olema nagu toimima nagu selline mudel, et kui sa tahad seal koha peal suurejooneliselt osaleda või midagi teha, siis sul peab olema mingi Ukraina firma. Sul peab olema mingisugune kohapealne identiteet ja mitte niimoodi, et sa saatsid 3 poissi siit sinna või tüdrukut ja et tehke tee seal firma ja nüüd nagu katsuge sulanduda, vaid ei, sa pead ikka tõenäoliselt koha peal mingisuguse ehitusfirma ostma või midagi taolist, et muidu on väga keeruline seal ja see pikaaegne partnerus tuleb luua enne, kui see suur ralli seal peale hakkab. Ja siis võib-olla on võimalus olla nagu edukas, see tähendab väga suurte riskide võtmist ja piltlikult öeldes investeeringute tegemist. Aga need, kes seda ei tee, saavad osaleda selles kõiges nagu kuidagi episoodiliselt ja võib-olla see on ka piisavalt hea ja oluline, ma ei tea, kuidas kellelegi sobib. Aitäh, Rainer. Ma arvan, tõmbame siin otsa kokku ja lähme järgmiste esitlustega edasi. Kõige